Hei, see eelnev video, mis seal oli, mis ma täna tegin, jahmatas mind nii palju, et ma soovin lausa täpsustust. Soovin selle kohta, et miks ja kes niimoodi kollektiivi ründab. Mis videost ma räägin? Ma panen selle lingi siia alla, eks sa ise seda üle vaadata, aga vaatame, kes tahab tulla täpsustama, mis või kes või tähendab, miks keegi. Las ta ise tuleb. Las tema hing, kui tal midagi veel järgi on seal hinge, sellest las ta tuleb, räägib, miks ta niimoodi ikkagi täpsemalt teeb. Jaa. Siin on ka eelmise elu mõjutusi. Tuleb 12. maja kaardipaki põhjas. Tuli ennem läbi strateegiline. Et see inimene strateegiliselt tõepoolest pöörab sulle keskmisest rohkem tähelepanu. Üks asi, mis teda häirib, on ka sinu ressurss, sinu väärtused, sinu ressurss, teine maja, sinu raha, sinu sisemine ja välimine ressurss on see, mis on teda, et sul tuleb see kuidagi nagu kergusega, see häirib teda, see ajab teda segadusse. Ta toimib oma varju küljes. Ta ei teadvusta, et ta midagi valesti teeb. Ta on tahtnud takistada sinu kõne, kommunikatsiooni ja ka kodu ja pere. Ta on rünnanud mitte ainult sind, vaid ka sinu kodu ja pere liikmeid. Mida ta ka ei osanud oodata, on see, et sa oled selline fööniksi materjal. Et you're unbeatable, eks ju. Et sinu energia on teistsugune, millega ta ei ole varem kokku puutunud. Ja sa oled tema, kuidas öelda, tema võtab sind kui opositsiooni. Tuleb läbi ka kuu ja päike, ma ei tea, kas siis masculine, feminine, mingi selline, tekitab pinget ja nii edasi. Teda häirib see. Inimest saab seda häirida sellised opositsioon või teist saab häirida, kui ta ei ole, kuidas öelda, tasakaalustanud enda yin-yang powers. Siin on keegi, kes võitleb oma koha ees siin päikese all. Ta ei väärtusta iseennast kui tervikut. Ta on seeläbi kaldunud varjutöö on tegemata. Ehk siis sellepärast ta ründab. Kõike seda, mis on rõõmus, mis on valgus, mis on helgus. See väga sügavalt häirib teda. Miks? Sest kas ta ei luba seda endale või see toob esile tema varjukülje.
või ta tunneb, et ta ei ole piisav või tal ei ole piisavalt. Põhjuseid võib olla väga erinevaid. Teda väga häirib see, et sa ei ole papist vend ega suhkrust tüdruk ja sa muudkui aina käid oma Põhjanaela suunas. Ja et sul on alati midagi värsket või sa oled pidevalt ennast uuendav või värskendav või edasi liikuv, edasi pürgiv, see ei meeldi talle. Mis veel, jah. Talle ei meeldi, teda häirib sinu essents, sinu sisemine sära, sinu personaalsus. Ja ta ei taha, et sa seda väljendaksid. Ma ei tea, tal on endal mingi identiteediga mingi teema. Ma ei oska öelda. Ta tahab olla tegelikult nagu sina. Aga ta võitleb selle vastu, sinu vastu. Ma ei saagi aru, kas ta nagu tahab sinu kohale tulla, aga võitleb selle vastu. Ühesõnaga, raske on nagu aru saada. Aga fakt on see, et ma näen, et sina oled väga õiges suunas ja loodus, universum väga toetab sind. Sellepärast, et sa oled inspiratsiooniks teistele valgustöötajatele, omasugustele. Sellepärast oled sa ekstra hoitud. Ja sellepärast ka, et sinus on päike ja kuu, maskulin, feminin, tasakaalus. Sa ei võitle. Sa ei tunne kadedust, sa oled nii enda asjadesse sukeldunud, iseenda paremaks versiooniks olemisele ja nii edasi. Et sinul ei ole põhjust muretsemiseks, tegelikult tagataustal sul on väga suur kaitse, see inimene on oma varju küljes. Ja ausalt öeldes ta isegi, kuidas öelda, mediteerib või mõtleb daydreams sinust päris tihti, mis on niisugune nagu, ta justkui nagu oma elu ei elagi. Ta basically liiga palju sekkub sinu energiasse, sinu koduressurssi, peresse, sinu endasse. Justkui nagu tahab olla sina, kaotades iseenda. See võib olla kalad. Ma küsin uuesti. See on veeelement. Kalad, skorpion või vähk. See, kui me sellest räägime avalikult, et sellised asjad, peenenergeetilised asjad on olemas, see kaotab oma jõu. Kõik, mis on varjus, toimib varjus, võib kasvada teadmatusest. Kõik, mis on teadlikkusse toodud armastusega, muutub armastuseks originaalallika ressursiks tagasi. Ehk siis, jah. Soovitus. Ja see on energeetiline, aga sellest on ka vaja rääkida, eks? Väärt sõber. Et väärt sõber on see, kes räägib ka nendest asjadest, emotsionaalne. Kes toob ka need ohud esile, eks? Hinge pere ühtsustunne. Oh my god, ma ikka pidin selle video tegema teile. Ühisvälja töö. Kui sul midagi sellist on, võta minuga ühendust. Elu üllata mind täna. Aeg avardub, mul on aega teha, mida vaja. Eneseteostus pakub mulle suurt naudingut.
väga armas. Vot sellised lood. Armas hingepere. Üks info tahab veel läbi tulla. See on keegi, kes on jäänud, kes on ühenduses ka teispoolsusega. Ka mina kanaldan meediumina ka teispoolsuses sõnumeid, kuid see on inimene, kes on sinna teispoolsusesse natukene, ta ei teadvusta, mis on nagu see ja mis on too. Ma tajun, et ta oleks justkui nagu mingid surnud inimese kohal. Skorpion tuli ka läbi, skorpionid on sellised, kuidas öelda, meediumid, sündinud meediumid, ma usun, et sellised eelmise, teispoolsusega ühenduses. Ma tunnen, et ta võib olla kalad, veeelement, kuid tal on väga tugev ka selline, ta oleks justkui nagu teispoolsuses nagu liiga seotud kellegi surnuga. Ta ei ole oma leina ära lõpetanud. Ja sellepärast tal on ka kogu aeg puudustunne või puudusteadvus ja sellepärast ta otsib nagu valgust, aga ta otsib seda väga valedel viisidel või ta tahab seda väga valedel viisidel. Ma näen, et see on eksinud hing. Ja ta ei teadvusta enam. Ta ei teadvusta enam olgu, tuleb ka läbi hülgamine, tants, enesearengu tee. Vaat see ongi selline tants on, mida ta mängib. Ta peab valima, kas jääda hülgamishaava sisse või ta valib enesearengu teekonna, kus ta on iseendal olemas, kus ta ise, ta ei tunne kunagi ennast hüljatuna, sest ta ise on endal olemas. Ta ei otsi midagi väljaspoolt, vaid ta täidab need tühimekud iseendas ära. See enesearengu teekonna niisugune tants on, mida mina soovitan. Ja seda saad sa teha, kui sa vaatad minu lehekülge siin, kui sa tuled järgid mu lehekülge siin, kui sa ostad mu raamatuid, kui sa tuled seansile ja selle asja saab korda. Aga ma näen, et siin on keegi, kes on väga pimesi ja ta on päris kaugele driftinud. Ma ei ole päris kindel. Tähendab, kõik on up to that person. Kõik on, oleneb temast. Aga ma näen, et ta on liiga kauaks jäänud üksinda selle teemaga. Hea on, kui ta seda teadvustab. Ja sinu asi on käia oma, kõik need, mille üle ta kadedust tunneb. Sinu asi on just seda kaitsta, tõsta vibratsiooni seal, nendes eluvaldkondades, majades ja oma Põhjanaela suunas ja oma karakterit väljenda seda. Tee oma asja omal moel. See tähelepanu, mis sa oled saanud senini, isegi kui see on selline negatiivne või niisugune kade tähelepanu, see kõik näitab, et sa oled õigel teel. See kõik näitab, et sa oled õigel teel. Ma näen, et siin on tegemist tugevate isiksustega, et seda ei peagi isegi mämmutama seda, aga mu mõte on see, et sa teadvustaksid, kust see tuleb ja miks see tuleb. Kui sa oled valgustöötaja, siis valgusmajakas, siis sa tõmbadki selliseid, kes ei oska seda luua ja kes ei olegi mõeldud seda loomaks, sest nad on väga valesid valikud teinud oma elus. Ja nad ei ole ka valmis tegema vigade parandusi. Aga sellega on seos siis ka see, et seda vähem ressurssi hakkab inimesel olema, kui ta seda ei tee, kui ta ei teeni planeet Maal nii-öelda ühtsusteadvust, siis ja lihtsalt võtja, siis sellel ongi teatud mõttes need inimesed, kellel on eluenergia väga kahanev ja
üldsegi teispoolsusega liiga seotud, siis neil ei ole missiooni, neil ei ole purpose, neil ei ole seda oma teed, nad ei ole heas kontaktis endaga, siis see ei saa olla heaks panuseks planeet Maale lihtsalt selles mõttes, et universumil on kõik läbi mõeldud, et toimuks areng kollektiivis üleüldiselt ja sellepärast ta hoiab ekstra, siit tuli väga suur kaitse sinule. Siiski, kui kõrgemad sind kaitsevad, sa pead ka iseennast kaitsma. Tõsma oma vibratsiooni toiduga, liikumisega, meelistegevustega, oma erialaga, suhtlemisega, kõige sellega. Hoidma sarnaseid inimesi enda ümber, sarnase mentaliteediga. Sellepärast universum hoiab selliseid valgustöötajaid väga. Et nad on panuseks ühiskonnale, suuremaks panuseks ja aitavad arengut maal edendada, et nad töötavad nii-öelda Jumala, kõiksuse, universumi, oma teejuhtide, üles tõusnud meistrite koostöös, loodusega koostöös. Et huvitav lugemine, huvitav päev, võimas päev. Nii palju on toimunud. Kui see läks sulle korda, mis ma siin jagasin, see kõnetas sind, pane like, tule järgi mu lehte, tule seansile, tule räägime. Anna mulle teada. Pisut ootamatu sõnum, kuid samas nii eluline. Väga paljudel on seda, nii meestel kui naistel. Ja me peame rääkima ka sellistest asjadest, et sa saaksid ka iseennast kaitsta. Kõrgemad jõud kaitsevad sind, aga sa ei saa liugu lasta ainult sellel. Sa pead ka iseennast kaitsma. Nii sõnadega, tegudega, mõtetega, oma valikutega, oma otsustega. Kõik see on määrav. Iga väike samm, iga väike otsus, valik, tegu on oluline ja mängib rolli kogu tervikus. See oli minu sõnum sulle täna ja kohtumiseni.